Nii, nüüd me oleme jõudnud OÜ Uptime kontorisse. No vähemalt ma arvan, kui me nüüd uksega ei eksi, siis peaksime olema õiges kohas ja me tahaksime rääkida natukene juttu Eero Tohvriga. Lähme vaatame, kas leiame ta üles. Tervist! Tervist! Meil on umbes kuskil niimoodi, et äkki mingisugune selline kolmandik, veerand on umbes siin, ülejäänud töötavad kodus, aga me oleme nagu hästi selles mõttes lasknud vabalt valida, et tiimid ise otsustavad, kus nad tahavad töötada. Tarkvarafirma aastal 92, no siis oli see aeg ikkagi niivõrd erinev sellest, mis ta on praegu. Ma ei tea, mulle meeldiks mõelda ikkagi, et mingid sellised mõtted ja asjad, mis toona tundusid olulised, on siiamaani veel täna vastu pidanud, eks ole. Aga kas juba suuruse kontekstis, eks ole, et kui ta tookord oli alguses mingisugust põhimõtteliselt 5 üliõpilast, eks ole, ja täna meid on natukene pealt 165 erinevas riigis, eks ole, siis natuke oleme muutunud. Eks kunagi sai seda asja hakatud nagu ajama, tagantjärele vaadates tehtud ära peaaegu kõik vead, mis nagu teha õnnestuseks. Aga ma üldiselt usun nagu sellesse, et kui see, mida sa nagu teed, kui see sulle päriselt meeldib ja tahad areneda selles ja tahad seda järjest paremini teha ja kui seda siis niimoodi usinasti aasta-aastalt järjest teha, siis ühel hetkel ongi väike oht, et võibki midagi välja tulla. See meeskond, kes sul on praegu, on see parim kõikidest senistest? Ma arvan, et see meeskond on kindlasti läinud aastatega ainult paremaks. Alati tuleb elus tagasi ka mingid tagasilööke. Mingisugused inimesed võib-olla rahkuvad firmast mingid, võib-olla hoopis mingisuguste kolmandate põhjuste pärast ja sellest tõesti on väga kahju ja väga tore oleks, kui need jätkuvalt meiega oleks. Aga meil on ka iseenesest väga hea selline kogemus selle osas, et paljud inimesed, kes on ka näiteks vahepeal ära käinud, on tulnud tagasi. Nii et ma arvan küll, et kui ma võrdlen tänast meeskonda võib-olla sellega, kes oli 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, siis mulle tundub küll, et see on parem. Mis sulle juhiks olemise juures kõige vähem meeldib? Kuskil on mingisugune jama, siis päeva lõpuks maandub see juhi laual. Ja siis see tuleb nagu ära klaarida ja kahjuks pole enam kellegile teisele otsa vaadata ja öelda, et kuule, et äkki kuidagi teeks selle asja ära, on ju. Aga samas ma näen, et see on nagu minu töö nagu osa. Ma arvan, et inimesed üldiselt on väga kehvad oma edust õppijad. Et pigem ikkagi õpitakse sellest, kui midagi kuskil läheb nässu. Tihtipeale inimesed maandavad oma stressi mõne hobiga. Et on sul hobisid? Loen suhteliselt palju. Suhteliselt palju tegelen spordilaadsete tegevustega, näiteks ütleme jooksuga, jõutrenniga, päris palju ka sellise võib-olla mõne igava asjaga nagu jalutamisega, eks ole. Mida sa tooksid esile kõige rohkem, millega Uptime on saanud hakkama ja mille üle sa oled uhke? Ma olen kindlasti uhke selle üle, et see, et me oleme siin nagu, ütleme siin Eesti koduturul olnud nagu tublid, et see on ka kindlasti nagu minu jaoks isiklikult nagu väga oluline ja väga tähtis asi. Aga samas see, et meil on õnnestunud päris paljudesse riikidesse jõuda, saada need tiimid seal nagu väga korralikult tööle, et see on võib-olla minu enda jaoks nagu selline nagu väga oluline asi. Kas tiitlid? No nagu näiteks aasta ettevõtja tiitel, on see sulle tähtis? Ma selles mõttes nagu väga suur tiitlite inimene, seda ma nagu pigem ei ole. Samas alati on ju tore, kui keegi kõrvalt paneb tähele ja ütleb, et näed, et tema arvates see, mis me oleme teinud, on nagu täitsa äge. Soovita üks raamat lugeda ja üks film. Raamat oleks tõenäoliselt Jim Collinsi Good to Great. Nad on samal teemal, eks ole, nii-öelda, et kuidas teha ettevõtteid paremaks. Kui teatrietendust peaks nagu pakkuma, eks ole, siis ma võib-olla sellest valdkonnast niimoodi ettevõtluse Lehman Brothers tunduks nagu olevat. Väga absoluutselt arusaadav pakkumine. Tunduks olevat nagu väga vahva asi. Mina muuseas ei ole veel näinud näitlejana, aga ma lähen vaatan kindlasti üle. Väga tore oli sinuga vestelda. Aitäh, Eero!